Nii, sel aasta esimene töö meil. 2-meetrine pliit, pliitmine ja kombo, kus siis kõik on ühes kehandis. On olemas puupliit, puupliidi praeahi, elektripliit ja elektriahi. Soemüüri laiem pikkus, ehk siis välimise ääre laius või välimise ääre pikim mõõt on 3,6 meetrit. Kõrgus on siis siin osas 234 senti on siitpoolt kõrgust. Pliidiuks on lahendatud seekord siis HTT uksega, mis on oluliselt parem kui SVT uks. Oma sükse mugavuse ja olemuse poolest. Pliidi osa on lahendatud meelega niimoodi, et pliit jääks visuaalselt kandma nagu 2 jala peale. Selle jaoks me oleme kasutanud ka siin vastavaid kive, mis loovad selle 2 nurga efekti, et keskele ei jääks korduv vuuki. Õli on peal siin natuke toores, õli alles kuivab. Natuke toores veel peal, läigib. Nii kui saab väikse sooja, kaob õli läig ära ja jääb siuke ilus matt pind. Matt ja pasteelne pind. Soemüür. Antud soemüür on lahendatud kokku 9 lõõriga. Lõõri skeem on väga lihtne. 1+4+4 lõõri. Esimene siiber on siis suvine lõõr. Suvine lõõr liigub siis siit liigub alla, praaju alt läbi, siit ülesse ja rast siibrikambrisse. Siibrid on lahendatud just meelega hästi lähestikku, et siibrikamber oleks hästi kompaktne ja kogu suurem jahtumine, mis tekib, ongi ainult siibrikamber. Ja siis see ala, mis nüüd siis siin on, see siibrikambri ala. See siiber on nüüd lühem soemüür. Siin kohas on vahesein vahel 2 müüril. See nüüd on lühem soemüür, ehk siis 4 lõõri jälle. Siin all on 1 lõõr, siin all on 4 lõõri. Ja tuleb siis siit ülesse ja jagatuna siis esimene tõuseb, 2 lange paralliselt ja 4 viib ülesse siibri alla. See siiber, mis siin on vasakpoolne, vaatab niimoodi. Tuleb siit alla, läheb müüri, läheb tahalõppu välja ja siis tuleb ülesse, käib soojakapi juurest läbi, kukub soojakapi külje pealt alla, siit veel alla ja 4 viib ülesse ja siibri alla ja läheb korstnasse. Et 3 lõõri süsteemi, 3 siibri süsteemi kogupikkus, ehk siis ka lõõride kogupikkus on 12,5 meetrit. Esimene korralik kütmine sellel soemüüril andis tulemuseks, reaalseks tulemuseks, salvestuskestvust 14 tundi. Et 14 tunni pärast antud mass oli veel soe. Kogu selle soemüüri ja pliidi täismassi alla on arvestatud siibrid, lugid, raud, riiplott, uks. Et kogu selle mahu täismass on natukene rohkem kui 5,7 tonni. Ehk siis täpsemalt 5760 kilo on kogu selle krempli täismass. Selle sisse ei ole arvestatud betoonplaati. Nii. Nagu ütlesingi siis, et uks on HTT, uks, et tuli oleks näha. Ja pliit on lahendatud niimoodi, et pliidi 3 küljes on varbaendid. 3 külge, et siin pliidi juures oleks võimalikult mugav tööd teha nii ühel inimesel kui ka 2 inimesel. Et me ise kutsume sellist pliiti nüüd väga lihtsa variandiga, kas siis nüüd kombo või siis maapliit ja linnapliit. Ikka niisugune 2 asja omavahel nagu haakuvad ja põrkuvad. Et niimoodi me selle asja siin lahendanud oleme. Selle olemuse ja kõik selle. Karniis on siin lahendatud nüüd seekord natukene teistmoodi, kus on toodud siis kivi toodud otsapidi välja
et just see karniis oleks võimalikult rõhutatud, kuna tegemist on väga kõrge müüriga. Ja kogu see puidu osa, mis nüüd on siis, et siin on nüüd laepaksus on pandud siia nüüd niimoodi, et nii palju kui on vaja ja näpuotsaga ka peale veel. Et anda välja maksimaalne tulemus ja maksimaalne ohutus kogu selle asja juures. Praai nostalgia ja praajul on ka omakorda pandud peale ka termomeeter, et näha millisesse temperatuuri ta läheb ja kuna ta nagu on hea ja kuna mitte. Kuna on õige aeg panna siia midagi ahju. Ja kuibirauad täpselt mõlemal pildile, nii puupildile kui ka elektripildile, mõlemal oma kuibivarm. Klaas on nüüd siis siia tellitud ja klaas tuleb siis siia mõne aja pärast. Tuleb siia klaas. Nii, siia ossa lahendasime siis ka soekappi. Siit soekappi kohalt läheb lõõr läbi ja kogub siia alla. Siit nüüd kuni siiamaani, on siis soojenev osa, edasi läheb juba külmmüüritis laeni. Soekapi sisse paigaldasime 4 konksu, et saaks siia panna midagi kuivama panna siia. Kas siis sibulavannikut või käteretti, et mida parasjagu vaja on. Ja loomulikult saab ka soekapis ka iseenesest soojendada. No mina siia sisse muidugi mahu enam, ma olen väike juba üle kasvanud selle jaoks. Aga pärast pikemat talvist matka sisse panna siia laps soojenema, iseenesest mahub ära. Antud soekapi lahendasime võlviga, et oleks võimalikult siukene uhke ja ilus variant tekstast. Ja ka soekapi sisu lahendasime ka puhta puugil, et siis me tegime ka siin vastava lahenduse, et ei jääks kividel numbri poolt näha, vaid et on kõik ilusti ühtlane puhas puuk. Päise kiviga tükk aega mõtlesime, mis me siin teeme, et mis oleks nagu siin parem päis siia teha, nii-öelda lukukivi näol ja teostasime siis siia siis siukse vastava tüki, et anda talle siukest efekti, rohkem talle juurde efekti. Ja siin pool on veel üks õudusluuk. See õudusluuk on nüüd siis elektriahju jahutus on siis see luuk siin, et see ka peab olema. Ilma selleta ei saa. Ja siin on ka nüüd näha ka riiulit näha siis, et 2 riiuliga töö. See on nüüd siis soemüüri toapoolne külg. Siin me ka, selle posti viisime ka üles välja ära. Siin on sees nüüd teine soekapp. Sellel soekapil läheb nüüd soojaks ainult põhi, kuni siiamaani. Läheb soojaks põhi. Miski muu temal soojaks ei lähe, sest ülejäänud kõik on juba vastavalt ohutuskujale. Et ainult siiamaani läheb siis põhi soojaks tal. Et ülejäänud osad on siis kõik juba siis vastavalt ka isoleeritud puidust. Korsten läheb peatselt krohvi alla ja vastava kivide imitatsiooni alla, aga sellega läheb nüüd veidi ikka aega veel. Hetkel on ta veel selline, nii nagu ta hetkel on. Varem oli ta siin auke täis, kõik on kinni müüritud, et oleks nii nagu peab. Ja puhasluugid, kõikide lõõride puhasluugid on viidud siis kõik siis siia poole, et seal pool on ainult 2 tahmaluuki, kus on siis sissepääs siibrikambritesse ja siis see nende lõõride üles lakke. Ja ongi kõik. Ja siin on siuke ja ka siin on pandud veel paar konksu, et kus saaks panna kuivama siis kas siis sibulavanniku või küüsaugu või jope. Kui soemüür on piisavalt jahtunud, et siis saab alles panna sinna kuivama, enne sinna panna ei tohi. Muidu võib tekkida liiga suur temperatuuri erinevus ja kumenemine. Ja selline siis sai seekord.